Laupäeva varahommikul oli Võhandu maratoni starti. Võrru Tamula järve äärde kogunenud ligi 2500 inimest. Neil kõigil üks eesmärk – aerutada 100 kilomeetrit mööda Võhandu jõge Peipsi järve äärde Võõpsus asuvasse finišisse. Kõikide nende tuhandete aerutajate hulgas oli mees, kes tahtis oma elamuste soovide nimekirja lisada järjekordse ekstreemsuse. Egert Mölder on õlgadest allapoole halvatud. Tema kehas töötab vaid 6% lihastest ja ta on valmis alustama Võhandu maratoni. See tähendab 100 kilomeetrit aerutamist. Ja ikka lõpuni välja. Muidu ei tuleks ju. Ei ole valikuid. Palju trenni oled teinud vahepeal? Kõik trenni tegin ära, väga hea on. Kolmeses süstas koos Egertiga hakkasid finiši suunas aerutama veel Martin Ilumets ja Matti Tuul. Meeskonna nimeks I Can Grab ehk ma suudan haarata. Selleks, et Egerti piiride nihutamine õnnestuks, oli vaja ümber ehitada ka süst ning luua süsteem aeru kinnitamiseks randmete külge, kuna sõrmed aeru niisama ei suuda haarata. Mina suve alguses ostsin endale ka jaki ja siis Egert hakkas mulle rääkima, et kuule, et mine sinna maratoni nii-öelda. Ja siis üks hetk ütles, et kuule, ma lähen ka sinna nii-öelda, et ma tahan ka minna, et tule aita teda nii-öelda. Ja siis ma aitasin talle ehitada selle nii-öelda kajaki talle parajaks. Väga keeruline olnud, aga pidi katsetama järjest. Võhandu maraton ei kulge ainult mööda jõge. On kohti, kus tuleb alustelt maha tulla ning süstad, kanuud, räftid ja muud veesõidukid üle tassida. See tuli ette võtta loomulikult ka Egerti meeskonnal I Can Grab. Miks sa seda teed? Hea küsimus. Sest ma suudan. Naeratage nüüd. Meil on 30 kilomeetrit kogu aeg olnud nägu kõrvuni. Tähendab see naeratus või? Suu. Me vahepeal peame hoogu maha võtma, meil läheb liiga kiireks. Et siis me võtame tempot maha. Muidugi tüürimees on meil natuke kuidagi uimane. Lähme. See tagumine meeldib üldse tööd. Ma ei tea, kes meil seda taga on. Kogu aeg. Iga silla peale. Pealt vaatad, ütled, tagumine mees ei aeruta. Silla alt läbi jälle. Tagumine mees ei tee tööd. Rahtimeentsid mööda. Tagumine mees ei tee tööd. Väikese puhkuse ja sõbraliku lõppimise järel oli aeg taas süsta istuda ja mööda Võhandu jõge edasi aerutada. Ka tagumine mees aerutas. Kuni filmimiseni. Võtame lauluga lahti või? Sina ka aeruta. Ma filmin. Tännakus teab keegi midagi. Ma teen update'i kohe, kõik küsivad. Ikka juhib 6,8 rekordiga. Taaskord maale jõudes oli aega veidi ka keha kinnitada ning jõudu koguda. Energiakadu on tunda, et kehas on selline värin, kerge vahepeal sees, aga siis tuleb juua energiakeeli, mõni amps. Selleks sõiduks oli vaja koroonaviirust, mis tõstaks aprillist septembri algusse selle sõidu. See oli mul listis juba mitu aastat, aga aprillis on temperatuur selline, mis oli raske. Aprillikuise ilmaga oleks olnud lihtsalt alajahtumise võimalus liiga suur, mistõttu sellega Egert riskida poleks saanud. Nüüdne septembri ilm ja soe nädalavahetus oli lihtsalt ideaalne. Kas te arvate, et nii jõuab kaugele? Aerud on moe pärast käes või? Rai, lähme. Mõtte jõul. Iga tõmbega tuli finiš lähemale ja nagu aerutamiskurud ütlevad, iga kilomeeter saab üks kord läbi. 100 kilomeetrit ja 13 tundi, 30 minutit, 22 sekundit stardist hiljem oli meeskond I Can Grab finišis. Koht 222, 765 lõpetajast. Elus peab olema vahepeal ennast ületavaid asju või midagi, mis tõmbab sind käima. On see langevarjuhüppe, benchihüppe, täna oli selleks siis Võhandu maraton, tohutu hea meeskonnaga. Üldjuhul on juhendis ka selline punkt, et minnakse vee peal tülli, aga me ei tea, mis punkt see on. Me ei ole seda punkti veel leidnud. Pole seda punkti lugenud. Ma arvasin, et ma jõuan oluliselt vähem tõmmata. Mõned üksikud korrad, kus ma pidin oma randeme rihmasid pingutama või siis energiakeeli imema, siis andsin aeru ära ja paaris kärestikus, aga ülivinge. Kutsun eelkõige ka osalema invasportlasi, ehk siis täna näitas meie sõit, et see on võimalik, see on läbitav. Tsiteerides meie head sõpra, eks ju, Egertit, et kõik on võimalik, tuleb leida lahendus. Varasemalt on ta oma elamuste nimekirjast ära teinud näiteks osalemise triatlonil, kihutanud mootorratta seljas koos Hanno Veltiga ringrajal, käinud sukeldumas ja palju muud. Mistõttu sooviks siin nüüd ja praegu küsida, mis on sinu vabandus?